Ebaõnnestumine on samm edasi, mitte tagasi. See mõte sisaldab sügavat tõde, mille mõistmine ja omaksvõtmine oleks kõigile äärmiselt vabastav. Elus on paratamatu, et kohtame väljakutseid ja raskusi, kuid oluline on see, kuidas me nendega toime tuleme ja mida me neist õpime. Ebaõnnestumist tuleks vaadelda võimalusena areneda, kasvada ja paremaks saada. Paraku nähakse seda enamuse ajast siiski tagasilöögina, mis aga ei ole üksnes demotiveeriv, vaid vaimses mõttes ka ebatervislik. Ebaõnnestumine on sageli seotud negatiivsete emotsioonidega nagu pettumus, häbi ja hirm. Paljud inimesed kipuvad ebaõnnestumist vältima, sest nad kardavad hinnanguid ja kriitikat. Kuid tõeliselt edukad inimesed mõistavad, et ebaõnnestumine on lahutamatu osa teekonnast eduni. See on samm edasi, sest iga ebaõnnestumine sisaldab väärtuslikke õppetunde ja kogemusi, mis aitavad meil tulevikus paremini toime tulla. Läbi ebaõnnestumiste me kasvame selliseks inimeseks, millised me peame olema sel hetkel, kui me tõeliselt õnnestume. Muul juhul kukume üsna kiiresti samma kohta tagasi. Me peame mõistma seda, mida ebaõnnestumine meile annab. Esiteks, ebaõnnestumine aitab meil selgelt näha meie tugevusi ja nõrkusi. Kui midagi ei lähe plaanipäraselt, saame analüüsida, mis läks valesti ja mida saaksime järgmisel korral paremini teha. See teadlikkus võimaldab meil oma oskusi täiendada ja parandada. Näiteks, kui ettevõtja käivitab uue toote, mis ei leia turul edu, võib ta õppida oma turundusstrateegia nõrkustest ja kohandada seda tulevikus. Teiseks, ebaõnnestumine tugevdab meie vastupidavust ja kohanemisvõimet. Iga kord, kui kohtame raskusi ja suudame neist üle saada, muutume tugevamaks ja enesekindlamaks. Ebaõnnestumistega toimetulemine õpetab meile, et raskused on ajutised ja et meil on võimekus neist üle saada. See vastupidavus on oluline mitte ainult professionaalses elus, vaid ka isiklikus elus, aidates meil toime tulla erinevate eluraskustega. Kolmandaks, ebaõnnestumine avab uusi võimalusi ja perspektiive. Kui üks tee osutub läbimatuks, suunab see meid otsima alternatiivseid lahendusi ja teid. Sageli avastame, et ebaõnnestumine avab ukse uuele võimalusele, mida me vähem poleks kaalunud. See võib viia innovatsiooni ja loovuseni, kuna oleme sunnitud mõtlema väljaspool kasti ja leidma uusi lähenemisviise probleemide lahendamiseks. Lisaks, ebaõnnestumiste aktsepteerimine ja nendest õppimine aitab meil säilitada positiivset suhtumist. Kui mõistame, et iga ebaõnnestumine on samm edasi, suudame hoida motivatsiooni ja pühendumust oma eesmärkide saavutamisel. See positiivne suhtumine võimaldab meil näha ebaõnnestumist mitte kui lõppu, vaid kui osa protsessist, mis viib meid lähemale meie unistustele ja soovidele. Kokkuvõttes on ebaõnnestumine samm edasi, mitte tagasi. See on oluline osa kasvamisest ja arengust, mis aitab meil õppida, kasvada ja tugevamaks saada. Ebaõnnestumise aktsepteerimine ja sellest õppimine on võtmetähtsusega eduka ja rahulduspakkuva elu elamisel. Selle asemel, et ebaõnnestumist karta, peaksime seda tervitama kui võimalust areneda ja edasi liikuda. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!